Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Doroshenko ja see on minu aktsiaturu ülevaade saade. See on saade, kus me vaatame aktsiaturu pikemaajalisemat pilti, vaatame erinevad majandusfundamentaalsed näitajad, konkreetsete firmade fundamentaalnäitajad ehk põhimõtteliselt siis aktsiate kvartaaltulemused, need asjad, mis mõjutavad aktsiate ja aktsiaturu pikaajalisemat käekäiku. Ja tänases saades me räägime inflatsioonimurest, et inflatsioon on meil tõusmas, vaatame mõned graafikud üle, siis räägime aktsiate tagasiostude tähtsustest ja vaatame üle, mida võiks oodata nüüd peale sellist tugevat rallit, mis me aprillis saime ja tegelikult vaatame ajalooliselt, kui tugev see ralli oli tegelikult. Siis räägime natukene erafirmade valuatsioonidest ja siin just värske info, mis tuli eile õhtul alles, et SpaceX teeb nüüd IPO-d, et avalikustasid nüüd enne IPO-d oma andmed ja viskame ka neile täna pilgu ette ja siis vaatame ka huvitavad kvartaaltulemused, et tänases saades jällegi meil tuleb palju kvartaaltulemusi ja lubasingi teha, et kui eelmine video saab 100 laiki. No kahjuks 100 veel ei ole saanud, aga paar laiki on alles puudu, nii et põhimõtteliselt eesmärk sai täidetud. Ja muidugi ärge unustage laiki panna ka selle videole, kui see teile meeldib, et see on tegelikult lihtne viis mind tänada ja samuti ka YouTube'i algoritmidele öelda, et see saade on kasulik, et ta saaks seda soovitada ka rohkematele aktsiaturu huvilistele. Nii et ühe nupuvajutusega saate päris palju head teha ja ma tänan teid muidugi selle eest alati. Ja ärge unustage ka kommentaarid panna, kui teil on huvitavad mõtted, mida jagada või muud kommentaarid alati teretulnud. Ja enne kui me alustame tänase saadega, siin veel annan kiiresti teada, et siinsamas YouTube'is on võimalik liituda ka minu tasulise YouTube'i kanaliga, et siin näiteks video all on olemas nupp join, mille kaudu saab seda teha. Et tasulises kanalis saab koos minuga jälgida aktsiaturu nädala sees. Põhimõtteliselt meil seal toimuvad tavaliselt teisipäeviti, neljapäeviti, õhtuti siis, kui Ameerika aktsiaturg on avatud. Vaatame koos üle, mis aktsiaturul toimub, näitan seal kõik oma kauplemisportfelli positsioonid, räägin täpselt, mis aktsiad ma kauplen, miks ma neid kauplen ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt saab ka minuga otse suhelda ja lisaks saab eelisjärjekorras vaadata ka esmaspäevast iganädalast aktsiaturu analüüsisaadet otse-eetris. Ja alustame nüüd tänase saadega ja esimeseks teemaks meil tuleb inflatsioon ja inflatsioon Ameerikas ja muidugi ka Euroopas, et maailm on tänapäeval väga tihedalt seotud, et aga me siin kõige rohkem räägime just Ameerika aktsiaturust, seetõttu vaatame just rohkem neid kõige suurema majanduse andmeid. Ja viimased CPI andmed, mis me saime, põhimõtteliselt näitasid meil juba seda, mida kõik ootasid, et inflatsioon hakkas kasvama, näiteks siin on viimane CPI. Aastane muutus, me näeme, juba on tõusnud 38%-ni, et siin 2 viimast kuud just me näeme inflatsiooni kiirendamist. Keskpanga siht on 2%, me näeme, et põhimõtteliselt sellest ajast, kui siin 2020 peale koroonat hakati palju raha printima, et enne seda inflatsioon oli ilusti siin 2% juures, aga peale seda raha printimist inflatsioon kõigepealt läks siin ülikõrgele, aga selle inflatsiooni kasvutempo langusega tegelikult inflatsioon pole kunagi siin läinud 2% juurde, et stabiliseeruski siin kuskil 2-3 vahel ja nüüd liigub tagasi siin 4% juurde. Et muidugi siin väga palju mõjutab nafta turul olukord, et nafta hinnad läksid kõrgemale, kütuse hind läks kõrgemale.
Kui vaadata niinimetatud core CPI ehk põhimõtteliselt see on inflatsioon ilma toidu ja kütuseta, siin me näeme nii suurt kiirendust ei olnud, aga ikkagi ka see core PCI hakkas nats tõusma ja siis see ka pole kunagi jõudnud siin 2%-ni ja hetkel on juba 2,75. Teised inflatsioonimõõdikud, PC, core PC, siin me näeme põhimõtteliselt sarnast pilti, et üldine PC hakkas kiiremini tõusma ka juba 3,5% ja core juba 3,2. ja noh, nende erinevus on see, mis komponendid nad võtavad ja mis osakaaluga nad võtavad, aga põhimõtteliselt me näeme erinevate mõõdikute järgi. Pilt on suht sarnane ja see graafik, mis näitab meil võrdlust sellise nagu kõrge inflatsiooniperioodiga, mis oli 70-ndates, 80-ndates, eelmises sajandis, võib juba öelda, et me näeme, et seal oli ka kaks inflatsioonilained, et see on see roheline joon, et esimene inflatsioonilaine, siis inflatsioon natukene aeglustus ja siis oli teine inflatsioonilaine. ja põhimõtteliselt punane joon, see, mis meil praegu toimub, hakkas ilusti korduma siin seda paterni. ja kusjuures siin see roheline laine näitab, et teine inflatsioonilaine oli isegi võimsam. Kas nüüd me näeme, et meil hakkas suht sarnaselt siin inflatsioon kõrgemale liikuma, kas me saame nüüd ka veel korra sellist nagu kõrget inflatsiooni või ajalugu siin päris täpselt nii ei kordu. noh, huvitav jälgida, et me tegelikult rääkisime sellest graafikust juba varasemast ajast. Ja keegi ei arvanud, et inflatsioon võiks hakata uuesti kasvama, aga näeme, et siin üllatus ikkagi tuli ja hetkel hirmutavalt sarnaselt need inflatsiooni episoodid meil ajaloos liiguvad. Mis veel siis peale kütust põhjustab inflatsiooni tõusu? noh, muidugi andmekeskuste ehitamine hetkel suur teema, palju raha läheb sinna ja muidugi seetõttu väga palju erinevaid arvuti või serverite komponente. Hinnad lähevad kõrgemale, et näiteks mäluhinnad on üsna kõrgel ja siin me näeme ka kuidas impordihinnad just erinevatele serverite ja arvutite osadele on liikunud, et Ameerikas noh, peamiselt siis toodetakse kogu seda elektroonikat Aasias ja Ameerikas imporditakse. siin me näeme, kuidas siin ka see aasta hakkas siin kiiresti kasvama ka nende imporditud osade hinnad. Teine asi, mis mõjutab ka inflatsiooni, on elektrihindade tõus, et andmekeskused ehitatakse Ameerikas väga palju ja põhimõtteliselt nad vajavad väga palju energiat. ja seetõttu me näeme, et kuna nõudlus elektri vastu kasvas kiiremini kui pakkumine, siis siin ka kusjuures alates 2021 kuskil me näeme, kiiresti hakkas elektri hind tõusma, et 2016-2020 näiteks kasvas väga aeglaselt ja siis hakkas viimase 5 aastaga oluliselt kiirenema. ja põhimõtteliselt inflatsioon võib olla probleem ka poliitikute jaoks tegelikult, et noh, kõik hetkel Ameerika presidendiga ei ole rahul, sest just tema tõttu võib öelda, et hakkasid kütusehinnad tõusma ja inflatsioon tõusma. et kui poliitikutega ei ole rahul, siis neil on raske valimistele jõuda. et novembris tulevad Ameerikas siis nii-öelda nagu midterm valimised, et ja siin Bank of America on välja toonud erinevad stsenaariumid, et mis inflatsioon võiks olla selleks ajaks, sõltuvalt sellest, kui kiire inflatsioon jääb kuisel baasil. noh, hetkel me nägime väga kõrget, et põhimõtteliselt kui selline säilib, inflatsioon võib novembrini jõuda isegi juba 5%-ni. et siin on erinevad stsenaariumid, et põhimõtteliselt novembriks suure tõenäosusega inflatsioon jääb ikkagi kõrgel tasemel 3 ja 5% vahel. Ja veelgi suurem mure
tegelikult tuli meil nii-öelda inflatsiooniahela alguses, et kui CPI, PC, need on nii-öelda nagu lõpptarbija inflatsioon, siis need graafikud näitavad meile PPI, Producer Price Index ehk põhimõtteliselt tootjate inflatsioon. Alguses hinnad kallinevad tootjate jaoks, siis nad alguses võib-olla ei tõsta hinnad lõpptarbijatele, aga ikkagi mõnda hinnatõusu nad saavad absorbeerida, aga ikkagi ajaga ja kui hinnatõus on liiga suur, siis nad ikkagi tõstavad ka hinnad lõpptarbijate jaoks. Ja siin on pilt üsna õudne, võib öelda, oli viimases kuus. Me näeme, et PPI on tõusnud juba lausa 6%-ni. Et kui kiiresti me näeme siin kuiselt, inflatsioon kiirenes ja põhimõtteliselt, kui sama tempoga jätkub, siis tarbijate inflatsioon ka 5-6% kandis ei ole enam midagi sellist nagu fantastilist, vaid võib olla täitsa reaalsus, et siin ka ilma toidu ja kütuseta me näeme tegelikult, et siin vahe ei ole väga suur, 5,2 ilma toidu ja kütuseta ehk põhimõtteliselt hinnasurve tuleb mitte ainult kütuselt. Et see on üsna ohtlik ja miks see on halb näiteks aktsiaturu jaoks kõrge inflatsioon? No viimati meil oligi kõrge inflatsioon just siin 2022, kõige kõrgem ja siis meil aktsiaturg oligi viimases karuturus. Kui inflatsioon tõuseb, siis tõusevad ka Ameerika riigivõlakirjade tootlused ja me näeme, et siin 10-30 aastase Ameerika riigivõlakirjade tootlused on juba jõudnud kõrgemale tasemele alates aastast 2007, et just seda enne ülemaailmset finantskriisi. Ja alates 2020, siis kui inflatsioon hakkas meil kiirenema, me näeme, et hakkasidki Ameerika riigivõlakirjade tootlused tõusma. Miks on halb siis aktsiaturu jaoks? No just nagu tootluse tõttu me näeme, siin graafik näitab meile nii-öelda S&P 500 nii-öelda nagu kasumlikkust või tootlikkust ja 10-aastase Ameerika riigivõlakirja tootlikkust. Ja üldiselt, kui sa saad panna raha võlakirjadesse, et suht kindlalt nagu tootlust seal saada, ja kui see tootlus on kõrgem kui aktsiaturu tootlus, siis muidugi suuremad investorid eelistavadki panna raha just võlakirjaturule. Ja raha alati voolab niimoodi aktsia ja võlakirjaturu vahel, kaks kõige suuremat turgu, kõige likviidsemad. Ja hetkel on siis kasulikum, tegelikult me näeme, et siin alates viimased 3 aastat tegelikult on siin kogu aeg olnud võlakirjade tootlused kõrgemal tasemel kui aktsiate tootlused ja viimati sarnane olukord meil oligi just siin selle viimase tech-mulliga, mis meil oli 2000 alguses. Ja hetkel siis me näeme, et kuna võlakirjade tootlused jätkavad siin kasvu, see muudab neid veelgi atraktiivsemaks ja raha hakkabki välja voolama siis aktsiaturult ja see tähendab, et aktsiaturul hinnad võivadki langeda ja investorid lähevadki tootlust otsima pigem võlakirjadest. Mis veel mõjutab aktsiaturu tootlikkust ja üks asi, millest me täna räägime, on aktsiate tagasiostud ehk buyback'id. Siin on üks huvitav graafik, mis näitab meile põhimõtteliselt, kuidas muutub aktsiate arv turul ja millest see koosneb, ehk põhimõtteliselt, kuidas uued aktsiad turule tekivad, ehk tehakse IPO-d, me näeme see helesinine joon. Või siis, kui firma aktsiad juba kauplevad börsil, siis firma võib alati nii-öelda õhust printida uued aktsiad ja müüa neid turule, et see on siis teine allikas, mis tekitab aktsiaid turule juurde. Ja me näeme, et selline nagu ongoing issuance ehk
aktsiate nii-öelda prindimine on isegi suurem kui IPO-dega aktsiate ilmumine turul. Ja kuidas aktsiad turult kaovad nii-öelda, et üks asi on siis M&A, mergers and acquisitions ehk põhimõtteliselt üks firma ostab teise üle või siis mingi fond ostab mingi firma börsilt üldse ära. Ja siis põhimõtteliselt aktsiad kaovadki börsilt ja teine ja kõige suurem nii-öelda negatiivne mõjutaja aktsiate arvule ongi just aktsiate tagasiostud, et firmad ostavad aktsiad tagasi, põhimõtteliselt see on vastupidine selle aktsiate printimisele. Ja kui vaadata, siis panna neid kõik kokku ja vaadata siin graafikul, siis me näeme, et üldiselt enamikust ajast siin ikkagi rohkem aktsiaid kaob turult, kui siia uued aktsiad ilmuvad. Ja suurem osa sellest kaadumisest ongi need aktsiate tagasiostud, me näeme siin allpool graafik näitab, mis oleks nagu aktsiate pakkumine, kui ei oleks aktsiate tagasiostud, siis oleks alati positiivne, et kogu aeg aktsiad tuleksid juurde ja põhimõtteliselt võib-olla aktsiaturg või S&P 500 ei kasvakski meil alati niimoodi ülespoole, kui kogu aeg oleks väga palju uusi aktsiaid tulemas. Aga võib-olla see ongi üks põhjus, miks S&P ja üldiselt sellised indeksid liiguvadki meil ülespoole tegelikult ka seetõttu, et aktsiate arv lihtsalt muutub väiksemaks, aga raha kogu aeg prinditakse juurde. Ja siin me näeme tegelikult ka selle graafikuga, et kuigi enamiku ajast nii-öelda aktsiate arv turul väheneb, siis olukordadel, kui meil tekib selline olukord, kui aktsiate arv ikkagi suureneb turul, siis tavaliselt turul on üsna halbad ajad, et siin oligi 2000 selline olukord, Tech-Muul, siis 2009 ülemaailmne finantskriis ja viimati siis koroona kriis, et siis ka oli rohkem aktsiaid turule juurde tekkinud, kui sealt kaotatud. Ja mis me nüüd näeme, tegelikult hetkel väike tendents on ikkagi sinna suunas, et hakatakse vähem aktsiaid või aktsiate vähendamine hakkab väiksemaks jääma, et me näeme, et siin oli selline nagu olukord ka ja üheks suureks nagu mõjutajaks on kindlasti need suured CAPEX-id Magnificent Seven aktsiate poolt, needsamad Google, Microsoft, kes olidki varem suuremad sellised nagu aktsiate tagasiostjad, et neil olid suured vabad rahavood ja nad suunasid väga palju raha aktsiate tagasiostudele, et olidki suurimad tagasiostjad turul. Aga nüüd need tagasiostud tegelikult kaovad, kuna kogu raha läheb just CAPEX-itele, andmekeskuste ehitamistele. Tänu nende andmekeskuste ehitustele muidugi on tõusnud ka nii-öelda S&P 500 oodatav järgmise aasta kasum aktsia kohta. Et me näeme, et siin on see vasakpoolne skaala, sinine joon näitab meil siis protsentides muutust, kuidas siis muutub järgmise aasta oodatav kasum aktsia kohta. Ja siin põhimõtteliselt see on siin kasvanud väga palju ka tänu nende suurtele CAPEX-idele, sest see raha, kui need suured firmad kulutavad seda raha, siis keegi seda teenib ja just need firmad, mis hetkel toodavad kõik vajalikud riistvara ja muud vajalikud asjad andmekeskuste jaoks, et nemad just kõige rohkem tõstavad oma oodatava kasumi prognoosid. Ja tavaliselt me näeme, et siin on olemas ka korrelatsioon, et tagasiostud ja oodatav kasum, mis on loogiline, et kui firmad hakkavad rohkem raha teenima, rohkem raha jääb üle, siis makstakse rohkem dividendi ja ostetakse rohkem aktsiaid tagasi. Aga siin tekib mul küsimus tegelikult, kui siin
kasumite ootused tõusevad just tänu nende näiteks mälutootjatele, kiibide tootjatele, mis on sellised nagu tsüklilised ärid. Ehk põhimõtteliselt nad ka ise arvestavad sellega, et mingi hetk nõudlus väheneb ja neil tulud ka vähenevad. Ja võib-olla see raha, mis nad hetkel teenivad, nad ei kiirusta seda kohe aktsionäridele jagada dividendide ja aktsiate tagasiostude näol, et meil täna siin vaatamegi ühe Arista Networksi tulemused, firmal ilus kasv, aga ta miskipärast kogub raha oma bilansil ja ei kiirusta seda välja maksta investoritele. ja seetõttu siin ongi küsimus, kas seekord tagasiostud tõesti tõusevad koos selle kasumi kasvuga või mitte. Et siin me just näeme, kuidas on siin muutunud järgmise aasta kasumiootused, kelle arvel põhimõtteliselt S&P tervikuna kasumiootус on kasvanud 8%, aga suurem osa sellest moodustavadki tehisintellekti infrastruktuuri aktsiad ehk põhimõtteliselt needsamad Nvidia, Micron, Applied Materials ja põhimõtteliselt kõik, kes toodavad midagi, mis läheb vaja andmekeskuste jaoks. muidugi andmekeskused vajavad ka energiat ja tänu selle Lähis-Ida kriisile, et energiaaktsiate kasumiootused läksidki kõrgemale. aga kui me võtame S&P 500-st välja just need ai infrastruktuuri ja energiaaktsiad, siis tegelikult kasumiootused pole üldse suuremaks läinud, et jäidki samal tasemel. ehk põhimõtteliselt need kaks on kõige suuremad. no energiaaktsiad, nad tavaliselt pigem eelistavad maksta dividendi, et väga palju aktsiate tagasioste ei tee ja need Nvidia tegelikult teeb palju tagasioste ja nüüd just olid tulumast ka, ütlesid, et suurendavad tagasiostude programmi, aga kas see suudab asendada kõik neid Microsofti, Google'i, Meta tagasiostud? selles on küsimus ja kas teised aktsiad hakkavad ka põhimõtteliselt tagasiostud tegema või hoopis hakkavad ka investeerima, näiteks Micron teenib küll palju kasumit, aga nad ütlesid, et nad ehitavad uued tehased sellega, et ka ei tee aktsiate tagasiostud. ajalooliselt, kui me vaatame, siis kõige parem äh, näitavad ennast just aktsiad, mis teevad aktsiate tagasioste ja maksavad dividendi. ehk põhimõtteliselt me näeme nende tootlus võrreldes näiteks nende firmadega, mis teevad palju CapExit ja kulutavad palju raha R&D-le, research and development kulud. et tegelikult kõige paremad aktsiad ongi need, mis teevad dividendid ja aktsiad tagasiostud. siin on veel välja toodud sellised, mis kulutavad raha teiste firmade ülevõtmisele, et siin me näeme, et tegelikult see ei ole hea strateegia. ja põhimõtteliselt väga hea selline nagu pikaajaline pilt, mis näitab meile, et mis aktsiat eelistada, et vaadata, kui firma teenib raha, mis ta selle rahaga teeb. et kui ostab teised firmad üle, no ilmselt ei ole hea strateegia pikaajalises perspektiivis. kui kulutab CapExile, R&D-le ka, no, võib saada head tootlust, aga kõige paremad tootlused tuleb siis, kui firma tagastab seda raha aktsionäridele dividendide ja tagasiostu näol. ja hetkel on tegelikult huvitav, et hakkas just kasvama siin see CapEx ja R&D ka, et just tänu selle tehisintellekti buumile hetkel näeme lühiajaliselt siin isegi CapEx R&D võib-olla kasvab isegi kiiremini kui dividendide ja buyback'id. aga pikas perspektiivis ma arvan, et see ikkagi siin normaliseerub ja ikkagi pikas perspektiivis dividendid ja tagasiostud võidavad. ja noh, kellelt need tagasiostud siis tulevad, jah, küsimused, et juba rääkisime sellest, et siin ka kinnituseks see pilt, et Google, Oracle, Microsoft, Amazon siin, et varem neil oli positiivne free cash flow ja nüüd põhimõtteliselt see järgmine aasta siin ennustatakse, et tänu nende CapEx-itele põhimõtteliselt cash flow läheb nulli ja nemad muutuvad siis nendest aktsiatest, mis maksid dividendid ja tegid
tagasiostud muutuvad sellisteks aktsiateks, mis teevad CapExit ja R&D-d. Ja me näeme, et pikas perspektiivis see ei pruugi hästi mõjutada pikaajalist tootlikkust. Ja kui hakkasime juba tehisintellektist rääkima ka, et mille nimel kõik need suured CapExid investeerimised hetkel tehakse, et ikkagi tehisintellekti arendada, tehisintellekti tehnoloogiat arendada, õigemini öelda. Ja üks põhjus, miks nii palju tahetakse seda tehisintellekti, noh, siin me näeme, et loodetakse sellega raha kokku hoida erinevate taskide lahendamisel. Siin on välja toodud, mis on näiteks hetkeseisuga erinevatel tegevustel kulud, kui seda teeks näiteks inimene või tehisintellekt. Me näeme, et siin kõige suurem võit hetkel on nii-öelda nagu coding engine ehk põhimõtteliselt sellised nagu tehisintellekti agendid, mis kirjutavad koodi, et kui me vaatame siin mingi arendaja kulu koodi kirjeldamiseks ja on siin $300 välja toodud, see on siis kulu, päevane kulu, siis tehisintellekt teeb sama tööd $13. noh, muidugi siin on küsimus, et okei, koodi võib-olla sama suure koodi kirjutab, aga kas see kood on loogiline, sama efektiivne, arvestab ka muid süsteeme ja nii edasi ja nii edasi, et see on hetkel veel siin küsimärk, kas kvaliteet on ikka sama sellise madalama hinnaga, aga eks ajaga hakkab ka paranema. aga mitte kõik task'id hetkel on kasulikum teha just selle tehisintellektiga, me näeme, et siin näiteks call center'i agent, et põhimõtteliselt maksab isegi tehisintellekt natukene rohkem kui inimest palgata hetkel. Ja huvitav, et väga paljud firmad hetkel ütlevad, et nad koondavad oma personali ja ütlevad, et just seetõttu, et asendame need tehisintellektiga. aga tegelikult siin juba leiavad sellised nagu jutud, et tegelikult väga paljud firmad lihtsalt kasutavad seda põhjenduseks, et lihtsalt inimesi koondada, kuna majanduses tegelikult väljaspool seda andmekeskuste valdkonda, kus on suured investeeringud ja seal ilusti kõik kasvab, väljaspoolt seda tegelikult majandus on üsna nõrk. ja me nägime, et näiteks, et tarbijate kindlustustunne on ülimadal ja tegelikult firmadel ei pruugi ka nii hästi minna ja selle asemel, et öelda, me koondame inimesi, et meil siin mingid raskused, firmad ütlevad, et me koondame inimesi, sest me asendame tehisintellektiga, kõlab palju paremini, näitab, et management vaatab nagu tuleviku poole, et sellised nagu tehisintellekti sõbralikud, aga kas see on tõesti nii või ongi sellised nagu hea vabandus praegusel ajal, et lihtsalt nagu kedagi koondada, vot see on ka huvitav küsimus hetkel. nii. Järgmine slaid näitab meil kontsentratsiooni ehk põhimõtteliselt oleme sellest natukene rääkinud ka eelmises saades ja siin lisaks ka veel üks graafik, mis näitab meile, et hetkel siis 10 suurimate firmade S&P 500 indeksis nende turukapitalisatsioon kogu indeksist on jõudnud 40%-ni ehk põhimõtteliselt 490 firmat, mis on selles S&P 500 indeksis, nende turukapitalisatsioon on ainult 60% ja ainult 10 firmat moodustavad seda 40-st turukapitalisatsiooni. muidugi see on õigustatud ka, sest nende kasum on ka 36% kogu S&P 500 teenitud kasumist ja me näeme, et ajalooliselt need kaks joont ikkagi korreleeruvad. Ja kui suureks see kontsentratsioon võib minna, et
kui palju võib sellist nagu kasumit kontsentreeruda väiksemate hulgade firmade käes. Noh, me näeme, et ajalooliselt tegelikult sellised, kui kontsentratsioonid ongi jõudnud sinna 40% juurde, tavaliselt siis on juba tekkinud mingi mull, et siin me näeme just 2000 tech-mull, siis siin Jaapani mull, samamoodi 10 Jaapani aktsiat moodustasid tol hetkel siis 44% Jaapani indeksist, siis siin on meil Nifty 50 ka väga huvitav 60ndate, 70ndate olukord, et selle kohta tegelikult, kui te minu kanalil otsite selle Nifty 50 järgi, ma tegin ühe saade, kus rääkisin täpsemini, mis tol ajal toimus ja toona põhimõtteliselt oli ka üsna sarnane olukord, mis meil hetkel. Ja põhimõtteliselt firmad, mis toona olid, Kodak, Xerox, et ka arvati, et nagu need on nagu tänapäevased Google'id ja Metad, et kunagi ei kao kuskile ja alati jäävad selliseks nagu suurteks firmadeks. noh, me teame, mis nendega juhtus. Ajalugu ei pruugi korduda, aga hea näide. ja kõige suurem kontsentratsioon on muidugi olnud, võib-olla isegi praegust olukorda võibki võrrelda sellega, et kui ehitati üles midagi uut, ehk selliseid nagu raudteed, see oli siis meil siin 1835 kuni 1910, selline raudtee ehitamise buum ja toona siis kontsentratsioon, 10 suurimate firmade kontsentratsioon jõudnud 63%-ni. ehk kui me vaatame siin ajalooliselt, kui meil kontsentratsioon jätkab edasist tõusu, siis tegelikult hetkel oleme siin punktis, meil on AI Big Ten ehk need on siis Magnificent Seven aktsiad pluss Micron, AMD ja Broadcom. Et neil on veel siis natukene kasvuruumi, aga ka siis võib tekkida meil selline nagu juba mull ja siis nende kontsentratsioon võib hakata vaikselt vähenema. ühesõnaga, lõppkokkuvõte selles slaidis on selline, et selline kõrge kontsentratsioon on alati viinud mingi mulli tekkimiseni turul ja põhimõtteliselt see ei kestnud väga kaua, et siis alati see lõppes sellega, et siis kontsentratsioon hakkas tagasi minema, et me näeme, et siin muidu alates 85 kuni 2020 tegelikult suurimate firmade kontsentratsioon oli siin 20-25% vahel ja alates 2020 jällegi hakkas see kiiresti meil kasvama. Ja rääkides siis kasvust, me nägime just hetkel siin märtsi lõpust, aprilli algusest väga suurt rallit, mis tegelikult, kui te jälgite minu aktsiaturu analüüsisaadet või olete tasulise kanaliga liitunud, et seal tasulisel kanalil me just väga täpselt tabasime seda põhja ja saime ka grupis väga hea tootluse aprillist just tänu sellele. Ja tegelikult see tõus, mis meil on olnud aprillis ajalooliselt, oli üsna suur, et siin on välja toodud S&P 500 tootlus 6 nädalaga alates aastast 1950. ja me näeme, et suurem tootlus 6 nädalaga oli saavutatud ainult siis, kui turg siin hakkas taastuma ülemaailmsest finantskriisist ehk aprillis 2009, märtsis 2009 oli põhi saavutatud S&P 500 tasemel täpselt 666 ja siis hakkaski meil selline nagu suurem ralli põhjast ja põhimõtteliselt hetkel on siis ralli tugevusest teine 6 nädalaga. Kui me vaatame siin sellist nagu 3-kuist rallit, mis on olnud 20+%, et siis alates 1980 meil on olnud 11 sellist episoodi, kui S&P 500 indeks on rallinud 20 või rohkem protsenti.
Ja siin me näeme, mis on juhtunud peale seda, et siin sinine joon näitab meil praegune ralli. Ja siis keskmiselt me näeme, et peale seda tavaliselt indeks ei jätkagi tõusu, et tavaliselt tuleb meil mingi konsolidatsioon, korrektsioon ja siis jääme enam-vähem samal tasemel järgmise 6 kuuga. Siin on muidugi välja toodud ka kaks sellist nagu erinevat stsenaariumit, et kui see ralli tekib siis, kui SMP 500 kaupleb oma tipu juures, siis me näeme, et tavaliselt toimub meil korrektsioon ja siis me jäämegi konsolideerima samal tasemel. Põhimõtteliselt, kuna hetkel meil SMP kauplebki oma tippude juures, siis tegelikult lähema 6 kuu jooksul ma võiks oodata tegelikult, et SMP 500 jääbki meil konsolideerima umbes samal tasemel, et edasi suurt rallit järgmise poole aastaga ilmselt pole oodata. Aga tegelikult paremad tootlused tuleb siis, kui indeks ei ole kauplemas oma tipu juures ja siis tegelikult me näeme, et tavaliselt turg on languses ja kui selline suur ralli tekib, siis see on tavaliselt karutururalli. Ja suuremad karutururallid tavaliselt tekivad siis, kui karuturg hakkab juba lõpuni jõudma. Me näeme, et põhimõtteliselt peale sellist nagu 3 kuist 20%-st rallit, kui oleme karuturul, siis turg veel natukene langeb peale seda 1 kuuga, aga 6 kuu perspektiivis tegelikult teeb ilusa ralli. Nii, lähme järgmise teema juurde. Ja järgmiseks teemaks räägime IPO-dest. Siin viimasel ajal väga palju räägitakse SpaceX IPO-st, Anthropic, OpenAI IPO-st. muidugi, kui on selline nagu suur haip tehisintellekti üle, inimesed on valmis maksma suurt raha tehnoloogia eest, mis veel ei tooda kasumit, aga väga palju lubadusi annab, näeb väga ilus välja, et siis muidugi need firmad kiirustavad teha IPO-d mitte lihtsalt seetõttu, et nad tahavad olla börsil kaubeldavad firmad, vaid lihtsalt seetõttu, et saaks teha exit'i. Esialgsed investorid, kes investeerisid sinna raha, et saavad väga head tootlusega siis jaeinvestoritele kõik oma aktsiad alla laadida. Ja SpaceX IPO-st kohe ka räägime, et mul on siin mõned graafikud selle kohta, kuna nad eile avalikustasid siis oma IPO prospekti. Aga vaatame siin kõigepealt üldist sellist nagu IPO infot. Et täna juba vaatasime, et IPO on üks allikas aktsiate tekkimiseks aktsiaturul. Ja põhimõtteliselt viimane selline suurim IPO-de laine meil oli aastal 2021, siis kui turul oli ka suur ralli ja muidugi rohkem IPO-sid tuleb siis, kui turul ongi mingisugune selline nagu suur riskiisu, suur nõudlus, isegi kahjumlikud firmad ostetakse ja siis firmad suurema kiirusega lähevadki börsile, kuna sealt saabki palju raha. et me näeme enne seda väga palju IPO-sid oligi just siin enne või enne tekmule lõhkemist ja siis eelmise tekmule ajal 90-ndate lõpus. Et siis ka oli suur nõudlus erinevate tech-firmade järgi ja siis need hea meelega siis tegid IPO-d. Ja peale seda 2021, siis kui oli karuturg 2022, me näeme, siis suurt nõudlust uute aktsiate vastu ei olnud ja IPO-de arv läks väiksemaks ja tegelikult siin me siiamaani pole väga palju isegi sellise nagu keskmise tasemele taastunud, et eelmine aasta meil oli 61 IPO-d ja siin vaadatakse IPO-d, mis on vähemalt sellist nagu 25 miljonised, et väga väiksed IPO-d siin on välistatud. See aasta siiamaani me nägime 25 IPO-d üldsummaga 14 siis miljardit, aga oodataksegi just veel suured IPO-d see aasta, lõpuks oodatakse, et meil tuleb 100 IPO-d ja tegelikult tõstetav summa peaks olema juba 160 miljardit ja me peaks ületama
2021 tippu, kus meil oli 115 miljardit. et tükiliselt tuleb vähem arv IPO-sid, aga mahuliselt neid tuleb palju rohkem ja just tänu kõrgetele valuatsioonidele, millega tahavad börsile tulla SpaceX, kes tahab seal 1,5 triljoni valuatsiooniga tulla. Anthropic, räägitakse ka juba 1 triljonist, OpenAI sama summa. ehk põhimõtteliselt nemad, üksikud firmad, hakkavad siin seda summat väga palju mõjutama. Ja siin veel üks huvitav boonusgraafik. Miks inimestele meeldib IPO-d ka IPO-del osaleda, et tavaliselt kui on huvitav IPO, siis no igaüks ei saa osta IPO-ga aktsiat, et suht tihti seal ka mõned IPO-d on piiratud ainult institutsionaalsetele investoritele, kes seda saab, ja siis jaeinvestorid saavad osta aktsiat alles siis, kui need hakatakse juba börsil kauplema. ja seetõttu esimesel päeval, kui aktsia hakkab kauplema peale IPO-d, eriti kui see on mingi kuum aktsia, siis tihti nähakse seal väga suurt hüpet, et näiteks eelmisel nädalal meil oli või üle-eelmisel nädalal meil oli Cerberus, sellise firma IPO, see firma toodab sellised nagu suured kiibid tehisintellekti jaoks, kuum teema hetkel, ja seal mingi oli ulmeline valuatsioon sellel firmal, millega ta läks börsi ja siis järgmisel päeval hind läks veel üle 100% plussi. ja keskmiselt me näeme, et kuskil 30 aastaga esimene selline nagu tõus on olnud 16%. Ja see aasta, see on olnud siin natukene suurem, 19%, ja siin jällegi, et siis, kui on sellised nagu kuumad ajad, 2000, tekmuli aeg, siis me näeme, et siin keskmiselt olid isegi siin 60-70% kandis. ja ka 2021 siin ka paistab silma, et siis olid ka kõrged sellised nagu esimese päeva tootlused. ja siin me näeme graafikul põhimõtteliselt see, millest oli ka juba räägitud, et väike hulk erafirmasid, kes tahavad IPO-d teha, et nad on lihtsalt nii suured, et nemad mõjutavadki kogu seda summat, IPO summat, mis me võime see aasta saada. ja tegelikult siin on ka nii-öelda nagu private stock ehk põhimõtteliselt sellised nagu SNP, selline nagu indeks, mis koosneb firmadest, mis ei ole börsil kaubeldavad. et siin on ka tegelikult kontsentratsioon hakkas tänu nende Anthropicule, SpaceX ja OpenAI-le just ka kasvama. et kui me näeme ajalooliselt nende top 10 erafirmade turukapitalisatsioon on olnud kuskil siin miljardites, kuskil 500 miljardit, ja nad olid umbes siis, see on kuskil 1% SNP 500 indeksis. siis eelmine aasta ja selle aasta veebruariks me näeme, et kiiresti kasvasid valuatsioonid just nende kolme firmade tõttu ja nende erafirmade osakaal juba on 5% SNP 500-st ja siin me näeme veebruari seisuga 3 triljonit. no tegelikult sellest veebruari algusest me näeme, et siin SpaceXi, Anthropicu aktsia hind, eriti viimasel ajal OpenAI, on isegi kasvanud, nii et hetkel see on isegi siin kõrgemal tasemel. ja põhimõtteliselt, kuna hetkel suur nõudlus nende aktsiate vastu, siis see ongi põhjus, miks nad kiirustavad hetkel IPO-d teha, et nii kaua, kuni see teema on kuum, siis kiiresti müüa aktsiad kõrge valuatsiooniga, sest muidu, kui algab karuturg, nagu me nägime 2022, siis põhimõtteliselt keegi ei taha sinu aktsiaid, kõik küsivad, kas sa raha üldse teenid, ja kuna need kõik on kahjumlikud, siis tegelikult keegi ei maksaks nii palju üle nende aktsiate eest, nagu hetkel tahetakse maksta. ja eile me saimegi lisainfo SpaceXi kohta, et siin juba viimasel nädalal oli räägitud, et SpaceX kohe-kohe tuleb IPO-le. ja eile nad avalikustasidki oma IPO prospekti. Tikeriks tuleb siis SPSX ja
IPO prospektis siis oli avalikustatud mõned andmed, mis on siin siis Zero Hedge'i poolt kokku pandud ja siin me saame vaadata, kuidas SpaceX'i käibe on kasvanud alates 2023. 2023 käive oli kuskil 10 miljardit ja praeguseks see on kasvanud umbes 2 korda, et siin 20 miljardi juures. Ja enamik käibest, me näeme, tuleb meil Starlinkilt. Ja umbes võrdselt siin genereerivad launch services space ehk põhimõtteliselt need on siis teiste satelliidid, mida SpaceX kosmosesse saadab. Või siis ja siis siin lisaks ka see tehisintellekt, XAI, tehisintellekti äri, mis sai SpaceX-iga ühendatud. Kui me vaatame, kes neist genereerib tulu EBITDA järgi, siis me näeme, et siin hetkel enamik tulust tekib just Starlinkilt ja XAI genereerib või tehisintellekti osakond genereerib kahjumit ja kui vaadata puhaskasumit, siis põhimõtteliselt siin me näeme, puhaskasum tulebki ainult Starlinkilt ja isegi teiste firmade satelliitide orbiidile viimine on kahjumlik tegevus ja kõige suurem kahjum tuleb just selle tehisintellekti firmalt. ehk põhimõtteliselt hetkel SpaceX-is Starlink finantseerib seda XAI Grokki arendust ja me näeme, et siin SpaceX-i CapEx, kuhu nad investeerivad raha, et Starlinki ja nende launch service'isse läheb nii palju, et see on meil kuskil siin vähem kui 10 miljardit ja ülejäänud summa, siis siin on 25, umbes 15 läheb siis AI-sse. Ja Starlink, suurim tuluallikas, me näeme, et Starlink, neil on juba hetkeks 10,3 miljonit kasutajat. Detsembris 2022 oli 1 miljon ehk põhimõtteliselt siin me näeme 3 aastaga Starlinki kasutajate arv 10-kordistus, et päris hea kasv. Ja Starlink siis teenib siin või eelmisel aastal teeninud 11,4 miljardit ja see on põhimõtteliselt sama palju nagu 7 konkurendi kokku, et me näeme, et siin on siis Viasat, Ecostar ja nii edasi. et põhimõtteliselt Starlink on kindel liider hetkel selles. Ja siin on graafik, mis näitab meile SpaceX'i free cash flow ehk kui palju rahavoogu neil on. Ja siin me näeme põhimõtteliselt sama pildi, et siin positiivne rahavoog tulebki ainult siis Starlinkilt ja launch services ehk põhimõtteliselt satelliitide saatmine kosmosesse, see on kahjumlik tegevus ja kõige suurem kahjum tulebki just suure CapEx'i tõttu XAI-st. Ja siin tegelikult ajalooliselt meil SpaceX, kui läheb IPO-le, siis tal on enne IPO-d kogunud ajalooliselt kõige suurem kahjum. me näeme juba 37 miljardit kahjumit on seal tekkinud 24 aastaga asutamist kuni IPO-ni. Ja siin me näeme, et võrreldes teiste firmadega see on ka üsna suur, et siin Didi Xuxing, see Hiina firma, 8 aastaga kogunes kahjumit 12 miljardit, näiteks Uber enne IPO-d 10 aastaga ka kogunes peaaegu siin 8 miljardit ja teised tegelikult on siin palju väiksemad, nii et siin on erakorraliselt suure kogunenud kahjumiga firma läheb börsile, et siin me näeme ka seda
eelmise nädala suur IPO-d Cerebras firmat, millest ma ka olen siin rääkinud. ja vaadake siin Facebook 8 aastaga kahjum oli ainult 6 miljonit, siis kui nad läksid IPO-le ja võrrelge seda SpaceX-i 37 miljardiga. et põhimõtteliselt äh, selge, et lähiajal SpaceX ei saagi kasumlikuks ja põhimõtteliselt investorid, kes ostavad hetkel seda aktsiat, seal valuatsioon ka tegelikult, kui ma õigesti mäletan, oli mingi price to sales tuleb 75 hetkel kahjuliku firma jaoks on üsna suur ja põhimõtteliselt seal hinna sees ongi nagu tuleviku ootused. no me näeme, et Starlink tegelikult domineerib, et see on tegelikult hea äri, aga küsimus, et kuidas selle XAI-ga tuleb, et kui ta hakkabki edaspidi ka kogu seda kasumi ära sööma, siis mis juhtub pikas perspektiivis aktsiahinnaga? noh, Tesla aktsiahind ikkagi ka hetkel me näeme siiamaani seal ka võrreldes fundamentaalidega üsna kallis, aga seal on ka väga palju selliseid nagu ootusi ja lootusi, et kõik usaldavad, et Musk ikkagi suudab seal teha, mida ta lubab ja lõpuks sealt teenitakse suured kasumid, et SpaceX'iga hetkel tundub samamoodi, et selle Elon Musk'i isik, isiksus põhimõtteliselt moodustab väga suure osa selle valuatsioonist ja kujutage ette, kui midagi peaks juhtuma Elon Musk'iga, mis juhtub siis Tesla, SpaceX'i valuatsiooniga, et seal väga suur sõltuvus ühest inimesest tegelikult, mis võib olla ka üks suur risk, mida paljud ei teadvusta. Okei, see on kõik üldiste teemadega ja nüüd hakkame üle vaatama kvartaaltulemused, et siin viimase paari nädalaga oli päris palju erinevat huvitavat firmat raporteerinud ja ma siin valisin mõned, mis ma ise jälgin, mis on sellised nagu huvitavamad võivad olla. ja vaatame siin täna neid üle ja võite ka kommentaarides kirjutada, mis firmad teile meeldivad, mis firmadesse nendest, mis me täna vaatame üle, olete ise investeerinud ja nii edasi, et kõik huvitavad kommentaarid on teretulnud. ja me alustame sellest firmast nagu Dynatrace, ticker DT, et mitte küberturvalisuse, vaid kuidas öelda, et põhimõtteliselt nad on selle Datadogi konkurent ja nende toode on põhimõtteliselt siis kogu infrastruktuuri IT-infrastruktuuri monitoorimiseks, selline nagu tööriist. Neil on olemas kontor ka Eestis, selle tänaval on võimalik seda näha ja nad on tegelikult, ma nägin, ilmuvad ka koos Microsoftiga nüüd seal, kus te vaatate seda topi, palgamaksjate topi, et seal ka see firma meil Eestis on nüüd olemas. aga jah, üsna huvitav firma tegelikult raporteerisid hea tulemuse, kasum, käibe olid parem kui analüütikud ootasid, tõstsid järgmise aasta prognoosid nii kasumi kui ka käibe osas. käibe kasvas 19,4% võrreldes eelmise aastaga. ja kui me vaatame siin kvartaalselt, käibe on jõudnud juba 531 miljonini kvartaalselt ja me näeme, et firma suht ilusti kasvab, et iga kvartaliga neil käibe kasvab. ja ainuke mure, mis siin võib välja tuua, et tegelikult selle kvartaliga kasum natukene vähenes, et ei kasvanud koos käibega. TTM, trailing 12 months, me siin samamoodi näeme ilus käibekasv, aga kasum natukene siin ei jõua järgi, et see võib olla kõige suurem mure siin. aga eks pikas perspektiivis me vaatame, kui me vaatame marginaalsus, 81 on gross margin, operatsiooniline on 13, profit on 8, et tegelikult ilmselt tulevikus nad võib-olla praegu investeerivadki kasvu rohkem ja siis tulevikus nad kindlasti suudavad teha sellest gross margin'ist parema kasumlikkuse. nii et ma siin endiselt jälgin, kas on siin ajutine kasumi vähenemine või mitte.
aktsia reageeris, kõigepealt ta on olnud meil kogu tarkvarasektoriga koos languses tegelikult, aga alates veebruaris hakkas siin juba mingi põhja leidma 30-40 dollari vahemikus ja peale tulemust tegelikult reageeris üsna negatiivselt 11%, aga seda kohe osteti kõik välja, mis on üsna positiivne, et näitabki meil tegelikult seda, et aktsia võibki oma põhja siin tegemas ja kui me vaatame valuatsiooni, tegelikult tehniliselt huvitav põhi tekib ja Guru Foxi järgi ta on ka väga palju allahinnatud hetkel. P-ratio 74 ongi just tänu sellele, et hetkel kasum natukene vähenes, aga kui vaadata forward P-ratio't, siis ta on juba 17,7 ja kui ta kasvab umbes 20% aastas, siis tegelikult see on üsna hea valuatsioon. ja me näeme, et siin alates 2022 tegelikult firma aktsia on olnud suht külgsuunas, samas alates 2022 käibekasum on juba kasvanud. Nii et seetõttu siin Dynatrace'i aktsia on muutunudki väga tegelikult allahinnatuks hetkel. Kuna nad teenivad kasumit, me näeme bilansil, probleemi üldse ei ole, võlga väga vähe, raha on palju rohkem kui võlga ja tegelikult nad hakkasid, me näeme siin raha hakkas natukene vähenema, nad hakkasid seda raha suunama aktsiate tagasiostudele, mis, nagu me vaatasime täna, on üsna positiivne aktsionäride jaoks. Ja kuna me saime ka nüüd värsket infot fondihaldurite tehingutest, mis nad tegid esimeses kvartalis, siis siin kõige tulemuste juurde ma panin ka sellise chart'i, mis näitab meile, mida fondihaldurid siis tegid konkreetses aktsias, kas nad on rohkem ostnud või müünud ja siin tegelikult, kui me vaatame Dynatrace'i, no siin on viimased kuskil 5 kvartalit, siis me näeme, et tegelikult enamikul kvartalitel rohkem ikkagi ostetakse siin 2024 ka oli rohkem osta ja viimases kvartalis ka, siis esimeses kvartalis see aasta, rohkem fondihaldurid ikkagi ostsid seda aktsiat, kui müüsid. Nii et selle aktsia osas võib üsna positiivne väljavaade olla praegu. Järgmine aktsia, väga huvitav, mis ma ka jälgin, on, on Holdings, Šveitsi firma, siis mis toodab tossud, kohe ma näitan teile need tossud ka. Miks on huvitav, tegelikult väga ilusti kasvav firma, me näeme, et tulemused, mis nad raporteerisid, kasum oli parem kui analüütikud ootasid, siin on Šveitsi frankides välja toodud, analüütikud ootasid 27, 0,27 tuli 0,37 ja käibe kasvas 14,5%, jõudes juba 831 miljoni Šveitsi frankini, et siin on info meil dollarites, me näeme üle miljardi dollari on juba käibe olnud ja lihtsalt nagu ümberringi vaadates ma näen aina rohkem selliseid nagu tossusid hetkel tekkimas. Nii meil siin Eestis, Tallinnas kui eriti välismaal. Et aina rohkem märgata inimesi, kes need tossusid kannavad. Tegelikult nad toodavad ka riided ja muud asjad, aga tossud, kui ma õigesti mäletan, oli rohkem kui 90% nende tulust hetkel. Põhimõtteliselt nad võivad kasvada ka veel siis riidete valdkonnas. Ja kui me nägime, et tegelikult Nike'il äri läheb halvemaks, siis siin me näeme, et neil vastupidi läheb paremaks, et see võibki olla üks nagu Nike konkurent, kes tema turuosa hetkel võtab. Noh, muidugi nad on rohkem selline nagu premium segment. Nike'il on ikkagi ka sellised nagu soodsamad asjad olemas, et nad hetkel ennast positsioneerivad ikkagi nagu sellised nagu premium bränd. Ja hinnad üsna kõrged ja seetõttu neil ka päris head marginaalid, et nad siin mainisid, et ootame, et gross margin jõuab 64,5%, et hetkel TTM gross margin on 63,9%, profit sellest nad teevad 8%, võib-olla suudavad ka paremaks teha. Aga jah, siin me näeme, TTM ka kasvab nagu mingi tarkvarafirma hetkel.
et käibe kasvamas, siin kasum vaikselt jõuab järgi. Ja Guru-Fox evolutsiooni järgi, miks see on huvitav, et tegelikult me näeme ka Guru-Fox evolutsiooni järgi significantly undervalued, oluliselt alahinnatud, P-ratio 39, et tulevane on 17. et jällegi selle kasvuga nagu 15%, me näeme väga hea ilus kasv, et tundub olevat üsna huvitav firma, millesse investeerida. ja mis veel huvitav, et eelmises saades ma näitasin teile Apple'i aktsia puhul ühte sellist nagu fundamentaalset indikaatorit nagu Petrovski F-score. et ja mida kõrgem see on, seda parem ja Apple suutis saavutada sellise ideaalse 9, et kõik põhimõtteliselt siin punktid olid täidetud ja kui me vaatame on-holdings'ut siin tegelikult ka üsna ideaalne pilt 8-9, mis on tegelikult ka üsna hea ja mida kõrgem see F-score on, seda tegelikult parem firmal peaks tulevikus minema. Nii et sellegipoolest ta on väga tugev aktsia hetkel ja veel üks tugevuse märk ka, et ta on olnud meil siin no kuskil alates 2025 ta saavutas tipu, siis natukene konsolideeris ja siis viimasel ajal on siin olnud langustrendis. aga ka võib-olla siin on põhjaliinus peale tulemust reageeris ka kõigepealt langusega, aga nagu ka Dynatrace'is kogu langust osteti välja ja siis läks isegi kõrgemale tasemele. nii et tehniliselt siin on ka märk, et hakatakse juba ostma ja tegelikult, kui me vaatame avalikult infot, kes ostab aktsiaid, siis tegelikult me näeme, et insiderid ostavad siin kolm erinevat co-CEO, executive officer, et just siin 14. mail igaüks ostis 60 000 aktsiat ja see on põhimõtteliselt 2,2 miljoni eest tegid ostud. kui me vaatame, mis tegid fondihaldurid, no siin on selgelt näha, et viimastel kvartalitel nad hea meelega ostavad aktsiad juurde, eriti viimases kvartalis oli ka suur ostlemine. kui vaatame, mida teevad institutsionaalsed investorid, nemad on oma osalust suurendavad ja siin me näeme, aktsia hind läks allapoole, nende ostmine läks ülespoole. Nii et me näeme, et tõsine ostuhuvi igalt poolt tekib. Nii et jah, kui mõtlesite sellest, et osta on tossud, siis võib-olla hetkel on hea mõte osta kas tossude asemel on aktsiad või osta nii tossud kui ka aktsia endale, et võib-olla siis 5 aasta pärast räägitakse sama juttu nagu iPhone'ide kohta räägitakse, et kui ma oleks iPhone'i asemel 5 aastat tagasi ostnud endale Apple'i aktsiad, siis täna ma saaks osta endale mingi 10 või 100 iPhone'i. Et siis võib-olla 5-10 aasta pärast hakatakse ütlema sama nagu Ononi kohta, et kui ma oleks tol ajal tossude asemel ostnud endale aktsiad, siis hetkel ma saaks osta endale palju rohkem. ja me näeme, et nossud tegelikult ei olegi odavamad, nagu ma mainisin, et need on pigem sellised nagu premium segmendist, et ma just vaatasin, siin neil on olemas ka see nagu Eesti koduleht ja põhimõtteliselt meie jaoks hinnad, et siin mõned tossud 550 eurot, 750 eurot. sellised kõige soodsamad on 160 eurot. et jah, sellised nagu premium klassi tossud, no ei ole nii kallid nagu iPhone, nii et põhimõtteliselt saab endale lubada nii tossu kui ka aktsia samaaegselt. või paremad investorid mõtlevad, okei, ostan endale need tossud hiljem, aga hetkel ostan pigem selle raha eest seda aktsiat. Pange kommentaarides tegelikult, kas teil on juba need on tossud, kas kavatsete osta või pigem vaatate aktsia poole ja kas ma olen üksi, kes märkab, et neid tossusid ümberringi hakkab rohkem olema või te ka märgate seda. et oleks huvitav kuulda teie kommentaarid. Nii, lähme järgmise tulemuse juurde ja järgmine on selline huvitav firma Monday.com, alati raporteerib tulemused ka esmaspäeviti. et aktsia hind siin on viimasel ajal üsna palju langenud ja siin ma huviga jälgisin, et mis tulemused tulevad ja tegelikult käibe ja kasum tulid parem, kui analüütikud ootasid ja tegelikult nad isegi tõstsid selleks finantsaastaks oma prognoosi.
Kasum tuli $1.15 aktsia kohta, 22 senti parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 24,4%, et üsna kiire kasv, jõudis 350 miljonini. Mis on positiivne nende jaoks, et net dollar retention rate on 110% ja need dollar retention rate nende klientidega, kes kulutavad aastas rohkem kui 100 000, nende juures on see 115, et kui retention rate on 100-st kõrgem, tähendab, et olemasolevad kliendid mitte ainult jäävad platvormiga, vaid kulutavad seal rohkem. Või siis, kui üks klient lahkub, siis 1,1 klient tuleb uuena. ehk põhimõtteliselt neil on selles mõttes positiivne retention rate. Siin kasvab klientide arv, kes kulutavad 100, 500 000, vastavalt siis 39-74% võrreldes eelmise aastaga. ehk põhimõtteliselt kõik on väga positiivne, lisaks põhimõtteliselt siin tõstsid prognoosi. Aktsia hind reageeris lõpuks ka, me näeme, et ta hakkas siin lõpuks ka põhja tegema juba veebruarist ja peale tulemust reageeris ka tõusuga juba +7%. muidugi natuke väike korrektsioon tuli, aga sellega siin tundub, et formeerus selline nagu tehniliselt kõrgem põhi ja aktsia hind hakkas uuesti tõusma, et võib-olla siin on põhi formeerumas. kui me vaatame valuatsiooni, siis ta on sügavalt allahinnatud Guru-Fox valuatsiooni järgi ja ka P-ratio'de järgi 33, tulevane 14 ja kasvab 24% aastas, et suht odav tundub, vaadates ajalooliselt, kvartaalselt, iga kvartal käibe kasvab, ta on juba kasumlik, kasum kasvab, TTM me näeme ilusti kasvab, net income kasvab ja marginaalsus on väga hea, 89 on gross. siin erakorralise kasumi tõttu hetkel profit on margin suurem kui operatsiooniline ehk põhimõtteliselt operatsioonil on ka seal, peaks olema ilma sellise erakorralise kasumita kuskil siin 1% kandis, aga me näeme, et siin on ka palju parandamisruumi veel, et nad ka hetkel kiiresti kasvav firma, investeerivad oma kasvu ja põhimõtteliselt sellise hea marginaaliga suudavad oma kasumlikkust väga palju parandada tulevikus. nii et fundamentaalselt siin on kõik ilus, aktsia hind on üsna odav ja mida tegid fondihaldurid viimases kvartalis, me näeme, et nad tegelikult on ka juba rohkem ostnud kui müünud. nii et kindlasti üks huvitav firma, mida enda radaril hoida hetkel. Veel üks huvitav firma küberturvalisuse valdkonnas, mis väga kiiresti kasvab, on Cloudflare, ticker NET. Raporteeris tulemuse, mis oli parem kui analüütikud ootasid. Tõstsid ka prognoosi selleks finantsaastaks, kasum tuli 25 senti aktsia kohta, 2 senti parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas tervelt 33,5%. Tõstsid prognoosi ja muidugi midagi mainisid ka tehisintellekti kohta, et liiguvad rohkem sellise nagu AI first operating mudeli juurde. aktsia hind on siin olnud suht külgsuunas alates eelmise aasta oktoobrist, meil on siin päevane graafik. Ja peale tulemust reageeris ka negatiivselt, ta on enne tulemust rallinud ja tegelikult –24% kukkus peale tulemust ja läks lihtsalt tagasi oma selle kanali juurde, mille juures ta kaupleb. Miks ta nii hea tulemusega kõrgemale ei läinud? No me näeme, et tegelikult seetõttu, et ta on juba üsna ülehinnatud Guru-Fox valuatsiooni järgi. Ta on veel kahjumlik, me näeme, käibe kasvab väga ilusti. Aga ta pole kordagi olnud veel kasumis, kuigi EBITDA on juba positiivne, puhas kasumit veel ei ole, puhas kahjum on. TTM, üsna ilus kasv, näeme, EBITDA hakkab vaikselt kasvama, et mingi hetk ta peaks kasumlikuks ka muutuma, gross margin on 73,3 ja profit tegelikult üsna väike, –3,7% praegu, nii et kindlasti tal on võimekus saada kasumlikuks ja siin juba järgmiseks aastaks tegelikult oodatakse kasumit ja valuatsioon hetkel forward period 135. no võib-olla ongi nats kallis ja Guru Focus põhimõtteliselt meil sama ütleb. ja seetõttu ilmselt
ta võibki siin jääda veel mõneks ajaks konsolideerima, kuni ta muutub uuesti allahindatuks ja siis ta muutub uuesti ahvatlevamaks investorite jaoks. siin me näeme, mida fondihaldurid tegid viimastel kvartalitel. Põhimõtteliselt ongi põhjus, miks aktsia hind ei kasva, et siin fondihaldurid näiteks suurelt müüvad ja viimases kvartalis ka natukene rohkem müüsid kui ostsid juba. Järgmine firma, mis me vaatame, on Toast. Firma, mis pakub erinevad tehnoloogialahendused restoranide jaoks, et seal on nii maksmise võimalused kui ka muu tarkvara kogu selle operatsioonilise tegevuse juhtimiseks, organiseerimiseks. et üsna huvitav firma ja tulemused, mis nad raporteerisid, kasum oli nats halvem, kui analüütikud ootasid, tuli 20 senti aktsia kohta, analüütikud ootasid 27. aga käibe kasvas suht kiiresti, 21,9% ja tuli 1,63 miljardit ja vastas analüütikute ootustele. Kvartaalselt, kui me vaatame, käibe ilusti kasvab, kuigi ta on siin, tundub niimoodi lainetega kasvab, mitte nagu iga kvartal, aga niimoodi nagu trepiga. Firma on juba muutunud siin meil kasumlikuks, TTM, trailing 12 months, no siin on natukene sujumine näha, et tegelikult kui me vaatame trailing 12 months, siis iga kvartaliga meil käib ikkagi kasvab, on juba aastasel baasil kasum ka olemas. P-ratio 35 hetkel ja tulevane 14 juures, et arvestades sellist 20% kasvu, tundub olevat suht huvitav ka. Guru Focus ka ütleb, et hetkel oleme significantly undervalued, oluliselt allahinnatud. Sellest sõltumata aktsia hind ka reageeris veel langusega peale tulemust, et ta on meil ka siis kogu tarkvarasektoriga koos, on olnud langustrendis. ja languses ta oli, kui vaatame, miks, siis ta oli tegelikult väga palju ülehinnatud vahepeal, Guru Foxi järgi ka oli ülehinnatud ja nüüd liigub teise äärmsuse juurde, et viimati nii allahinnatud oli kuskil 2024. nii et siin ka võib tehniliselt vaadata, millal see langus hakkab lõppema, põhja formeeruma ja siis võib olla üsna huvitav selline investeerimisidee. Gross margin on neil 26, profit hetkel 6%. Bilanss on üsna ilus, võlga siin praktiliselt ei ole. Siin peaaegu 2 miljardit vaba raha oli üle-eelmises kvartalis ja eelmises kvartalis, siis me näeme, et raha natukene vähenes, kuhu raha läks, hakkasid tagasioste tegema, et aktsia hind on langenud ja firma kasutab raha aktsiate tagasiostmiseks. väga positiivne areng tegelikult. mida gurud teevad või siis fondihaldurid, me näeme viimastel kvartalitel ka seda langust kasutavad ära, rohkem ostavad ja viimase 2 kvartaliga on ka siin juba üsna hästi hakkasid ostma. Järgmine firma, mida ilmselt kõik teavad ja selle kohta ma ei pea mainima, millega see tegeleb, see on Airbnb. Airbnb raporteeris meil tulemuse 26 senti aktsia kohta, see oli 4 sendi halvem, kui analüütikud ootasid. samas käibe kasvas 17,9% ja jõudis 22,68 miljardit. Esimeses kvartalis see aasta oli nats parem, kui analüütikud ootasid. mis nad siin veel ütlesid, et noh, mainisid tulemustes ka, et tegelikult negatiivselt mõjutab tulemust see, mis Lähis-Idas toimub, et seetõttu seal vähem selliseid nagu booking uid tuleb. Nad vähendasid natukene oma prognoosi, et käibekasv nüüd ootavad sellist nagu vähem kui 20%, ennem oli põhimõtteliselt kasv oodatud ikkagi, et säilib sinna 20% juures. Üldiselt igal pool on kasvud, siin me näeme gross booking value GBV 19% kasvanud, ADR
see on average day rate, ehk põhimõtteliselt palju makstakse, see on ka põhimõtteliselt kasvab ja no miks see on all, nad võtavad komisjoni protsendina sellest, et põhimõtteliselt kui ADR, average daily rate kasvab, siis nende jaoks on ka positiivne. Ja aktsia hind äh, põhimõtteliselt vaikses langustrendis on olnud eelmise aasta oktoobris. Tulemusele reageeris ka hind väikse tõusuga +1%, kuigi järgmistel päevadel hakkas nats langema. Kvartaalselt, kui me vaatame, see on väga sesoonne äri, et siin kolmas kvartal tavaliselt neil tuleb kõige suurem käibis, neljandas natukene väiksem ja esimene kvartal tavaliselt kõige nõrgem. Muidu kasumlik, kui vaatame TTM trailing 12 months, siis me näeme ilusti käibe kasvab, kasum no vist nii kiiresti ei kasva koos käibega, et see võib olla selline murekoht hetkel siin. Gross margin väga hea, 72, net 19,8. siin kasumlikkusega probleemi ei ole, P ratio 32, tulevane 21 ja Gorfox evaluatsiooni järgi veidi allahinnatud. me näeme, et tegelikult, et alates ka siin kuskil 2022 aktsia hind pole palju liikunud, küll suunas liikunud, samas kui vaatame fundamentaalit, siis käibe kasv on selle ajaga ikkagi kasvanud ja seetõttu aktsia hind läkski siin odavamaks. Bilansiga meil ka kõik hästi, me näeme 12 miljardit praktiliselt vaba raha, 2 miljardi võlga kõigest ja kuna nad teenivad kasumit jooksvalt ja me näeme, kuhu raha läheb, et alates 2024 siin kogu aeg teevad aktsiate tagasiostud ja need ainult kasvavad, mis on siis väga positiivne. mida tegid fondihaldurid, no nemad esimeses kvartalis siin hakkasid rohkem müüma. Eelmise aasta neljandas kvartalis ka natukene rohkem müüsid ja ostud tegid varem eelmine aasta ja üle-eelmine aasta. et siin hakkasid viimased 2 kvartalit rohkem müüma juba. Järgmine kvartal tulemus Shift4 Payments, firma, mis pakub erinevad makselahendused. Lugesin, et nad pakuvad ka Eestis või Eestis kellegagi teevad koostööd. Tulemust, mis nad raporteerisid, põhimõtteliselt vastas analüütikute ootustele, et kasumiaktsia kohta tuli 97 senti, sama palju nagu analüütikud ootasid, aga käibekasv on siin väga tugev, 49%. ja see on natukene siin ületus analüütikute ootusi 4 miljoni või 3 miljoni võrra. tõstsid prognoosi teiseks kvartaliks, kolmandaks kvartaliks. ja kui me vaatame siin kvartaalselt, me näeme, et käibe neil ilusti kasvab. Nad on juba ammu kasumlik, kuigi siin murekohaks võibki olla selline nagu väike kasum hetkel, mis on ka võrreldes eelmise kvartaliga, me näeme siin natukene langenud. kui me vaatame TTM, siin on väga kiire kasv. ainult ei kasum hetkel ei jõua järgi, kuigi EBITDA on siin ilusti kasvanud. ehk põhimõtteliselt ka firma teeb hetkel ostud, investeerimised suured, et seetõttu hetkel siis ajutiselt neil marginaalsus on madalam, aga tulevikus see võib paraneda, et gross margin 27,7, profit on 1,36 hetkel. Peer ratio 47 ja tegelikult me näeme, et analüütikute ootuste järgi kasumlikkus peakski paranema ja forward peer ratio on juba neil 6,1 ehk põhimõtteliselt kui need prognoosid lähevad tõeks, siis firma on üliodav. Forward peer ratio 6 ja kasum kasvab või käibe kasvab tempoga 49%. Gurufox evaluatsiooni järgi ka väga palju allahinnatud juba. ja aktsia hind ongi väga palju langenud viimase poole aastaga. aga ka võib-olla on siin hakanud mingi põhja leidma. peale tulemust reageeris ka isegi positiivselt +9%, kuigi väike selline langus veel tuli. ma hetkel siin jälgin selle taseme juures, kas ta hakkab siin põhja leidma või mitte. Insider vähemalt või selle firma asutaja ja omab nüüd ka 10% sellest firmast, Jared Isaacman. Veebruaris-mais
veebruaris, märtsis, mais me näeme, kogu aeg ostab aktsiaid juurde, et siin on 6, 7, 2, 2, 7, 8 miljonit, et mais 15 miljoni eest on ostnud aktsiaid. ehk põhimõtteliselt ilmselt ta teab, mis suunas firma läheb ja kui odav hetkel firma aktsia on, et siis ostab seda. mida tegid fondihaldurid? no viimases kvartalis ka juba natukene rohkem on ostnud ja kui me vaatame siin alates 2024 tegelikult, siin üle-eelmises kvartalis oli suurem müümine, aga kui me vaatame kokku, siis roheliseid tulbasid tundub olla siin nats võib-olla rohkem viimastel kvartalitel. Äh, kui me vaatame bilanssi, siis me näeme, et neil jah, nad ongi vist kedagi ostnud, et neil siin võlg läks suuremaks, vaba raha vähenes ja lisaks nad pidid siin 20 rohkem kui 20% aktsiat uued välja laskma, et põhimõtteliselt see tavaliselt juhtub siis, kui ostetakse kedagi üle rahaga ja aktsiatega, et selline pakkumine tehakse, et siis firma lahendabki oma aktsiad ja siis cash, mis neil on, me näeme, et siin cash on tekkinud koos võlaga, et siis näitab, et võtsid võla ja siis cash kuskile kadus ja võlg jäi. et põhimõtteliselt tüüpiline selline pilt, mis viitab sellisele nagu ostmisele mingi teise firma ostmisele. nii et ka üks huvitav firma, mida jälgida. veel üks väga kiiresti kasvav firma, APP, Aplovin, raporteeris paremat tulemuse, kui analüütikud ootasid. kasumiaktsia kohta tuli $3.56, 12 senti parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas peaaegu 59% ja jõudis juba 1,84 miljardini. Aktsia hind on olnud siin väikses languses, me näeme Gurufoxi järgi ta oli ka väga palju ülehinnatud ja nüüd korrektsiooniga muutus fair'i value't ehk põhimõtteliselt õiglase valuatsioonini jõudnud. siin prognooside järgi analüütikud ootavad edasist kasvu. hind hetkel siin konsolideerib 200-päevase libiseva keskmise juures. peale tulemust ka rallinud 6%, aga jäi siin sellest tihedas vahemikus konsolideerima. kui ta suudab sellest vahemikust kõrgemale läbi murda, see tehniliselt ka siin annaks üsna hea ostusignaali, et siin on selline topeltpõhi ja siin siis tekib esimene kõrgem põhi, hind läheb 200-päevast libisevast keskmisest kõrgemale. et ta võib olla tehniliselt siin huvitavas ostukohas, eriti arvestades, et valuatsioon ka nüüd läks normaalseks, P-ratio hetkel 42, aga tulevane 22 ja arvestades sellist nagu kasvu 59% ja marginaalsust 87% gross ja profit on 62% ehk põhimõtteliselt iga müüdud dollarist 62 senti on puhas kasum. ja kvartaalselt, kui me vaatame, väga ilus käibekasv ja me näeme, kui palju sellest käibest nad suudavad kasumiks teha. et siin praegu märkasin mingi huvitav tulp, et näitab negatiivset käibet, ilmselt on mingi viga seal veebisaidil tekkinud. et jah, üsna ilus kasv, kui me vaatame TTM, näeme ka alates kuskil 2024 ta hakkas niimoodi nagu plahvatuslikult kasvama, firma tegeleb siis reklaami vahendamisega, digireklaami vahendamisega siis jah, väga ilus kasv ja bilansis nad ei maksa veel dividendi ega teevad aktsiate tagasioste ja võib-olla põhjus ongi selles, et neil tegelikult üsna palju võlga ja me näeme, et nad hetkel koguvadki raha, ongi võib-olla prioriteetsem siis eelisjärjekorras maksta võlga tagasi ja siis hakata maksma dividendi või aktsiat tagasi ostma. mida tegid fondihaldurid viimases kvartalis? natukene rohkem müüsid, aga ostud ka olid tegelikult, et siin suuremad ostud me näeme, olid enne seda suurt rallit 2024-2025, kui aktsia siin suurema ralli teinud. ja siin tipu juures rohkem gurud on müünud, aga
võrreldes nende ostudega, mis nad tegid, fondihaldurid tegelikult täielikult ei väljunud oma positsioonist ehk pikaajaliselt ilmselt näevad veel sellist nagu tõusupotentsiaali. ja see, et siin ka selle langusega ostud ikkagi on olemas esimeses kvartalis, et näitab, et fondihaldurid ka näevad selles aktsias veel potentsiaali. nii, järgmine tulemus. meil on Uber. Uberit ka kõik teate. Raporteeris tulemused, mis vastasid analüütikute ootustele. Kasum natukene parem tuli, 3 sendi parem, kui analüütikud ootasid 72 senti aktsia kohta ja käibe kasvas 14,5% ja oli juba 13,2 miljardit. Järgmiseks kvartaliks oodatakse ka endiselt head kasvu, 18–22%. Aktsia hind reageeris, oli muidugi ka siin langustrendis alates eelmise aasta oktoobris, aga ka veebruarist hakkas siin mingi põhja leidma ja viimasel ajal siin sellised nagu kõrgemad põhjad tekivad. Tulemusele ka reageeris positiivselt 8%. Hind on rallinud peale tulemust. kui me vaatame kvartaalselt, me näeme, Uberil käibe ilusti kasvab, kuigi siin viimast 2 kvartalit kasum natukene vähenes. kui me vaatame TTM, näeme ilusasti ka kasvu käibes, kasum EBITDA hakkavad kasvama. Marginaalsuse poolest gross on 34, profit on 16. no siin olid 2 mingit erakorralist kasumit, ilmselt nemad hetkel mõjutavad, et see profit hetkel operatsioonist marginaalist natukene kõrgem. P-ratio 18, tulevane on 16,8. et arvestada sellist nagu 15-12% kasv, ka üsna huvitav valuatsioon juba Guru-fookuse järgi ka modestly undervalued, veidi allahinnatud hetkel. Uberi aktsia. kuna nad on kasumlikud, mis nad teevad rahaga, siis me näeme, et siin 5 kvartalit juba ostavad aktsiad tagasi ja viimases kvartalis, kui aktsia hind ongi meil siin nagu rohkem langenud, tegid kõige rohkem aktsiate tagasioste juba. ja siin me näeme tegelikult varem täna nägime seda graafikut, kus Uber oli ka välja toodud, et kui palju kahjumit nad teenisid enne, kui läksid tulid IPO-le ja tegelikult me näeme, et nüüd on muutunud juba kasumlikuks ja isegi raha jääb üle ja tagastavad seda aktsionäridele aktsiate tagasiostude näol. mida tegid fondihaldurid viimases kvartalis, natukene rohkem ostnud kui müünud. ja järgmisena vaatame ühe Uberi konkurendi. see firma Eestis ei tegutse, aga võib-olla olete ka sellest kuulnud, Lyft, põhimõtteliselt pakub samad teenused nagu Uber, Bolt, ehk kui tahaksite sellise nagu sõidujagamisse, toidu koju tellimise teenusse investeerida, aga Bolti ei saa, siis tegelikult saab Ameerika börsilt Uberi ja Lyfti osta. Lyft siin me näeme, raporteeris tulemused, mis natukene ületasid analüütikute ootusi. käibe kasvas 17,2%, 1,7 miljardit, analüütikud ootasid 1,63 ja kvartaalselt, kui me vaatame, me näeme, et ka firma käibe kasvab, siin eelmine kvartal oli mingi ka erakorraline kasum, et seal tihti just nende maksude tagastamise või mingi selle teemaga just nendel kasvavatel firmadel tihti näha, kui nad muutuvad kasumlikuks, siis neil mingi maksude tagastamine toimub ja siis nad raporteerivad ühes kvartalis sellist nagu kõrget kasumit erakorralist. et kui seda välja võtta, no me näeme, et siin mingi kasumlikkus väike talon, tegelikult gross margin 35 suht sarnane nagu Uberil, aga operatsiooniline on hetkel veel negatiivne ja see profit hetkel 43 ongi just tänu selle erakorralisele tekkinud. TTM
me näeme kasvanud ja on muutunud kahjumlikust firmast juba kasumlikuks. Aktsia hind on olnud meil ka langustrendis eelmisest oktoobrist, aga siin ka võib-olla hakkab mingi põhjal juba leidma. Kuigi ta väga palju allahinnatud hetkel veel ei ole, modestly undervalued Gulufoxi järgi. Ja peer ratio hetkel on 1,86 ülimadal, aga jah, seda ka ei, noh, ei ole selline nagu päris selline peer ratio, et see tulnud ka tänu selle erakorralise üle-eelmise kvartali kasumile. Forward peer ratio, mis sellist nagu erakorralist kasumit ei arvesta, on 13. on tegelikult ka üsna juba hea, arvestades seda 17% kasvu. Et ka üks firma, mida võib jälgida, kui ta hakkab siin põhja tegema, et hetkel kindla sellise nagu paterni, mis viitaks, et see on nüüd põhi ei ole, hind võib veelgi madalamale minna ja veelgi rohkem alahinnatuks muutuda. nii et siin tasub nats ettevaatlikum hetkel olla, kuna ta ka ei ole nii kasumlik nagu Uber hetkel, et kui nende kahe vahel valida hetkel, siis ilmselt Uber on parem valik. Aga seda firmat ka võiks jälgida. Kui vaadata bilanssi, siis neil ka vaba raha rohkem kui võlga ja tegelikult nad ka siin 4 viimast kvartalit teevad aktsiate tagasiostu ja viimast kvartalist just aktsia hinna langusega tegid ka suurema aktsiate tagasiostu, mis on positiivne. Aga fondihaldurid tegelikult siin viimases kvartalis natukene rohkem müünud kui ostnud, kuigi müümine ei olnud väga tugev. Ja järgmisena vaatame sellist firmat nagu Aristo Networks, Anet, mis valmistab erinevad võrguseadmed ja kõik sellega seotud, mis läheb hetkel vaja ka andmekeskuste ehitamiseks ja tema on üks selle andmekeskuste ehitamise buumist on üks võitja. Tulemused, mis nad raporteerisid, ületasid analüütikud ootusi, kasum tuli 87 senti aktsia kohta, 6 senti parem kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 35% võrreldes eelmise aastaga. Tõstsid prognoosi ka teiseks kvartaliks ja operatsioonilist marginaali oodatakse vahemikus 46-47%, et hetkel me vaatame, et TTM, trailing 12 months, operatsiooniline marginaal on 42, et ootavad isegi kasumlikkuse paranemist. Kvartaalselt, kui me vaatame aktsia hind või käibe sel firmal ilusti kasvanud, kasum ilusti kasvanud, ilus kasumlikkus, gross margin on 63, profit on 38, TTM me näeme ilusti käibe kasvab, kasum kasvab. Ja peer ratio 48 ja forward peer ratio 32 ja Gurufox evaluatsiooni järgi see on fair'i valued siis, et põhjus, miks aktsia hind meil on olnud siin külgsuunas alates eelmise aasta oktoobrist, kuigi siin fundamentaalselt kõik ilusti kasvanud ongi selles, et hind on juba ennem palju tõusnud, aktsia hind ja oli ülehinnatud ja seetõttu ta on siin konsolideerimas. ja hetkel on juba muutunud fair'i value'ks. Mis nad teevad selle rahaga, mis nad teenivad, et siin ongi see, millest ma rääkisin, et me näeme, et bilansil võlga ei ole ja nad lihtsalt kogunevad raha juba 12 miljardit. ja mis on huvitav, et nad ei maksa dividendi, ei tee ega aktsiate tagasiostu, et me näeme siin üksikud kvartalid teevad mingi tagasiostud, aga teistel kvartalitel uuesti väljastavad uued aktsiad, et net on siin vist jääb samaks ja siin tekibki küsimus, et milleks te raha kogute. Ja noh, ma arvan, et üks põhjus ongi see, et nad saavad aru, et nende äri on selline nagu tsükliline, mingi hetk see andmekeskuste ehitamise buum lõpeb, olukord normaliseerib ja siis nende käibe ka võib-olla mingi hetk hakkab nagu ka langema võib-olla, kui tsükkel hakkab nõrgemaks minema ja siis selline rahapuhver ongi hea selleks perioodiks. Et muud põhjust ma siin nagu ei näe või võib-olla tahavad kedagi üle osta, aga hetkel on hinnad väga kõrged selles valdkonnas
kõikidele aktsiatele, et siis jällegi võib-olla, kui tsükkel hakkab allapoole minema, mõni firma, mis ei kogunud endale head rahapuhvri, neil hakkab raskeks minema ja siis sellist rahapuhvri näiteks Arista saabki kasutada mingi konkurendi üleostmiseks. Eks hakkame jälgima, aga kindlasti siis me näeme, et tagasiostud nad väga ei taha teha. Ja pikas perspektiivis paremini toimuvad ikkagi need aktsiad, mis teevad aktsiate tagasiostud, nagu me täna nägime. Järgmine tulemus ka küberturvalisuse valdkonnast firma Qualys. Sellest ma olen rääkinud ka eelmise aasta investeerimisfestivalil. Ja sellest ajast tegelikult aktsia hind on siin meil see aasta muidu suht külgsuunas kaubelnud viimast 2 aastat, aga see aasta on oluliselt hind langenud ja hetkel on juba muutunud oluliselt alahinnatuks. Kas neil midagi halvasti äriga läheb? No tegelikult, kui me vaatame tulemust, mis nad raporteerisid, siis nii kasum kui ka käibe olid parem, kui analüütikud ootasid. Kasum tuli 1,95 aktsia kohta, 15 senti parem, kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 10% umbes võrreldes eelmise aastaga 175 miljonit, et see on selline veel väiksem firma, palju kasvuruumi sellega ka. Ja kvartaalselt, kui me vaatame, siis me näeme, et tegelikult iga kvartaliga ilusti käibe kasvab, väga ilus kasumlikkus olemas, kasum kasvab, TTM ka väga ilusti käibe kasvab, kasum kasvab. Ehk põhimõtteliselt fundamentaal läheb ülespoole, aktsia hind läheb madalamale. Ja see loobki sellist nagu head võib-olla investeerimisvõimalust. Me näeme, et firmad terveks finantsaastaks on ka tõstnud tegelikult oma prognoosi, et ootavad paremad tulemused. aktsia hind tegelikult ka võib-olla siin juba hakanud põhja tegema ja peale tulemust siin väikse inksu madalamale tegi, aga järgmistel päevadel me näeme, läks juba kõrgemale. Marginaalsus neil on väga hea, gross margin 83, profit peaaegu siin 30 ja valuatsioon 17, noh 18 P ratio, tulevane P ratio 12. Ja sellise marginaalsusega 10% kasvuga, see on väga hea investeerimisvõimalus ja kuna nad teenivad raha, me näeme, et siis neil võlga praktiliselt ei ole, vaba raha hulk siin isegi suureneb, sõltumata sellest, et nad teevad siin ka väga head aktsiate tagasiostud ja viimases kvartalis ka selle aktsia hinna langusega suurendasid aktsiate tagasiostud. Ja kui vaatame, mis fondihaldurid tegid, siis tegelikult 2 viimast kvartalit ka on juba rohkem hakanud ostma, eriti esimeses kvartalis, kui me nägime sellist nagu suuremat hinnalangust. Nii et see on üsna huvitav investeerimisidee hetkel turul. Ja viimane tulemus, mis me vaatame täna, on DOCN, DigitalOcean, firma, mis pakub ka sellist nagu põhimõtteliselt nagu servereid või pilveserverid, pilveteenuseid ehk põhimõtteliselt enamik sellist nagu väiksemas keskmise suurusega ettevõtted, startup'id, kes ei taha endale veel mingi infrastruktuuri teha, et saavadki rentida DigitalOceanist nii-öelda seda pilveteenust, seda kasutada. Ja viimasel ajal neil on läinud üsna hästi, firma ilusti areneb, käibekasum olid parem, kui analüütikud ootasid esimeses kvartalis. Kasum tuli juba 44 senti aktsia kohta ja oli lausa 17 senti parem, kui analüütikud ootasid. Ja käibe kasvas ilusti 22% võrreldes eelmise aastaga. Siin me näeme, et nad toovadki välja annual run rate revenue, et keskmine selline nagu või mitte keskmine, vaid nende selline aastane korduv käibe on juba jõudnud 1 miljardini, 22% tõusnud võrreldes eelmise aastaga, aga kus on olnud eriti tugev kasv AI customer ehk põhimõtteliselt sellised nagu kliendid,
kes teevad midagi tehisintellektiga, et see on kasvanud lausa 220% võrreldes eelmise aastaga. Terveks finantsaastaks ka tõstsid natukene prognoosi ja näevad kasvu järgmiseks aastaks lausa 50% ehk põhimõtteliselt ütlevad, et nende kasv praegusest 22%-st peaks veelgi kiirenema. Muidugi see oli väga positiivne aktsia jaoks ja me näeme, et aktsia hind sõltumata sellest, et ta ongi juba üsna palju rallinud eelmise aasta oktoobrist, siis tegelikult peale tulemust siin veel pluss 40% teinud. Valuatsiooni järgi läks juba üsna ülehinnatuks. Peer ratio 65, tulevane tegelikult isegi siin oodatakse natukene kasumi vähenemist 90. Et üsna kalliks on juba muutunud. Muidu kvartaalselt me näeme, äri ilusti areneb, käibe kasvab. Et siin ongi viimasel kvartalil kasum natukene vähenes, et jällegi ka rohkem investeerivad. Hetkel TTM ilusti kasvab käibe, EBITDA me näeme ikkagi on siin kasvutrendis. Ja marginaalsus neil on suht hea, 58 on gross, 16 on operatsiooniline profit hetkel natukene parem, 25, aga siin ka ma näen, üks kvartal oli mingi erakorraline kasum, kuigi see on tulnud koos ka kõrgema EBITDA-ga. Et võib-olla see on ka põhjus tegelikult, miks hetkel P ratio on madalam kui tulevane. Aga jah, valuatsioon on siin läinud juba üsna kõrgeks. Me näeme, et bilansis nad hakkasid võlga vähendama juba ja vaba raha hulk siin kasvab, positiivne areng. Samas nad esimeses kvartalis juba kasutasid ära seda kõrget aktsiahinna ja me näeme just üsna palju lahendasid aktsiad tegelikult peaaegu siin 14%. Mida fondihaldurid tegid? Nad enne seda tõusu põhimõtteliselt eelmine aasta viimast 3 kvartalit on siin rohkem ostnud, eriti 4. kvartalis. Siin põhimõtteliselt suured ostud on teinud ja esimeses kvartalis juba hakkasid siin kuni märtsini rohkem müüma. Ma arvan, et kui me näeme teise kvartali andmed, siis siin ilmselt veelgi rohkem hetkel fikseeritakse juba kasumit. Et huvitav firma, aga natukene kallis. Et kunagi ma rääkisin seda näiteks selliste aktsiate kohta nagu ServiceNow, CRM, et kogu aeg vaatasime väga head fundamentaalid, aga kogu aeg olid kallid. Ja nüüd on olukord vastupidine nende aktsiatega ja nüüd on siin järgmine aktsia, mis on väga hea, aga kallis. DigitalOcean. Okei, minu poolt siis kõik tulemustega. Jätke kindlasti kommentaarides, mis nendest firmadest võib-olla te arvate on head investeerimisideed, võib-olla kuskile olete juba ka investeerinud. Et oleks huvitav kuulda teie kommentaarid või lugeda. Ja enne veel, kui ma lõpetan, et siin veel väike reklaam, et järgmine nädal on veel võimalus registreerida 25-27 mail meil koostöös Äripäeva Akadeemiaga toimub järgmine aktsiakauplemise meistriklassi koolitus. Et selline koolitus, kõigepealt mõeldud kauplejatele, aga tegelikult ma arvan, et ka investorid päris palju huvitavad võivad enda jaoks sellel koolitusel leida, just mis puudutab sellist võib-olla tehnilist analüüsi, kapitali juhtimist ja muud tööriistad, mis ma seal koolitusel jagan, ehk põhimõtteliselt koolitusel räägin mitte ainult sellest, kuidas kaubelda, vaid pigem sellest, kuidas üles ehitada sellist pikas perspektiivis kasumlikku kauplemissüsteemi. Näitan kõik protsessid, mis ma ise teen, miks ma neid teen, selgitan ja põhimõtteliselt siis minu süsteemi näitel saabki või minu süsteemi ümber see koolitus saigi üles ehitatud, et tagasiside sellel on olnud päris hea ja mul on juba tegelikult saabki järgmine aasta 20 aastat aktsiaturul, nii et mul on päris palju kogemust, mida jagada ka. Nii et kui teil on huvi, siis lingi selle koolitusele ma jätan selle video all, et veel jõuab registreerida.
sest järgmine koolitus tuleb meil alles septembris, et üsna pikalt oodata järgmise koolituse, nii et kui võib-olla tahaksite varem seda saada, siis praegu on hea võimalus seda teha. Ja tänaseks on siis kõik. Soovin teile siis kõige head ja kohtume järgmises videos.